I'm gonna shout. Tere, mina olen Helin Haga. Tere, mina olen Katrin Saage. Ja meie oleme Demokraatliku hariduse kogukond Punt. Ning täna me peatume Peter Gray raamatu Vabadus õppida 8. peatükil, mille nimeks on Mängu roll sotsiaalses ja emotsionaalses arengus. Ja me räägime pikemalt sportmängudest, me räägime nartsissismist, ohtlikest mängudest ja mängudest holokausti tingimuses. Sportmängudest kõneldes toob Peter Gray välja, kui ma nüüd ei eksi, siis 5 õppetundi. Ja nendes õppetundides on päris palju kordust 7. peatükis käsitletud mängu omadustega, et me pikemalt nende õppetundide peal ei peatugi, aga ütleks nii palju, et näiteks mõte, et mitteametlikes mängudes on palju olulisem võidust mängukaaslase heaolu, on üks nagu kuldvõtmeke minu jaoks. Jaa, sest et kui teil ei ole hea, siis tal on täielik vabadus lahkuda. Just nõnda, ja ametlikes mängudes ju seda tegelikult ei ole. Ja mida me rohkem oma ühiskonnas tahaksime? Seda, et sa võid kindlalt varba peale astuda, kui on vaja võita, või siis seda, et sa saad teisega käituda nii ainult, et ta tahab olla sinuga koos selles mängus. Jah, see on päris hea retooriline küsimus. Pikemalt me keegi ei mõtle selle üle. Teame päris hästi instinktiivselt, mida teha. Jaa. Mis teine õppetund on? Teine õppetund või? Reeglid on muudetavad ja mängijate endi loodud, ehk siis juba tegelikult niisugused ametlikud a la jalkatrenn ei ole see puhas mäng. Kuigi ma ütleks seda, et kui laps läheb sinna rõõmuga, talle sobivad need reeglid, mis seal on, siis ma ütleks, et see on mäng. Ja kui ta tunneb, et ta ei ole sunniga sinna läinud, või ta ise tahab sinna minna. Jah, ma arvan ka, et kui laps ise tahab, siis ta võtabki ju seda mängu, sest lapsel on kõige loomulikum tegevus mängimine. Ja. Et isegi kui see on reguleeritud, reglementeeritud mäng. Aga niipea, kui keegi teine arvab, et ta võiks seda teha, et emade suust kuuldud väite, et ma tahan, et mu laps teeks seda, siis see ei ole ju enam lapse jaoks mäng. Jaa. Ja mulle väga meeldis, et see 3. õppetund, konflikte lahendatakse vaidluste, läbirääkimiste ja kompromisside teel, siis siin on toodud välja see, et kui on vaba mäng, siis see tähendab, et reeglid on koos kokku lepitud, igaüks võib lahkuda ja siin on toodud välja, et kui neid reegleid kokku lepitakse, siis tegelikult ei pea olema see, et kõik arvavad, et see on ideaalne lahendus, vaid et kõik lepivad selle olukorraga, et saaks edasi mängida. Ja see on tegelikult sarnane ka sotsiokraatia filosoofiaga, mida me veidi katsetame oma MTÜs, et sa ütled, sa oled igal juhul selle otsusega nõus, kui see ei lähe vastu sinu väärtusi või nagu ei lähe sinu, kuidas sina seda ütleksid? Ma esiteks tahaks öelda, et ma mõtlesin täpselt seda sama, kui ma seda nüüd uuesti üle lugesin. Aga jah, ma ütleksin ka, et kui sa ei ole kardinaalselt vastu, sest et see nagu karjub mingisuguse sinu väärtuse pihta, see mis iganes reegel, et siis ongi sinu jaoks okei ja siis võid rahulikult edasi mängida. Et sa ei sure sellest ära, kui seda reeglit kehtestatakse ja rakendatakse. Jah, aga samas, kui et liiga kaua on niisuguseid asju, mis sulle ei sobi, siis sa lähed ära ja siis, kui järjest rohkem inimesi ära läheb, see märgu on, et kuule, et ikkagist kõigil ei ole hea, et ma ei tea, et teeme teistmoodi. Jah, just. Sest muidu meil ei ole piisavalt inimesi. Jah, ja 4. õppetund, milleks on, et oma meeskonna ja vastasmeeskonna vahel ei ole suurt erinevust. Minu meelest puudutab eriti valusalt just neid
selliseid nagu natuke irratsionaalse kambavaimu tekkimist, et mis see ainult mängumängijatel, vaid ma ütleks tegelikult ka nagu mängufännide hulgas, et me näeme seda vägivallatsemist nii palju pärast suuri liigamänge ja see vastandumine on minu hinnangul absoluutselt ebavajalik, et tegelikult ju me läheme nautima seda mängu ja võit on loomulikult oluline, nendes mängudes just. Aga lõppkokkuvõttes ei ole ju tähtis see, et kas võidab punane või roheline, vaid et see, kes on parem, see võidabki. Ja et sa said nautida näiteks, et igav mäng on ju see, kui üks võistkond teeb, ma ei tea, 50 väravat ja teine ei saa ühtegi, et pigem sa nautid see mängu ilu ja pingelisust. Ja, just, et võib-olla see seal nautimise momendiks on ka see, et arusaamine, et sul on veel mingid oskused, mida oleks vaja arendada. Ja minu arvates see meenutab natuke ka seda A-kad ja B-kad. Ja, on. Koolis on ka see vastandumine hästi tugev. Kuna need on nagu kindlad grupid ja need üldiselt nagu on ju ei vahetu, kuigi nüüd on järjest rohkem ka minu kooli ajal juba hakkas vaikselt tulema, et olid need tasemete järgi ja et ei olnud enam sellist puhast klassi, on ju. Et ma kujutan ette, ma ei oska nagu täpselt öelda, ega mingeid andmeid ka ei ole võtta, aga mulle tundub, et võib-olla see vähendab natuke seda vastandumist, kui on need erinevad nii-öelda, et keelerühmad või tasemerühmad ja nii edasi. Ja, mul meenub sellega kohe üks lugu ühest neiust, kes lõpetas põhikooli ja 3 paralleeli peale oli siis üks nii-öelda eliitparalleelklass ja siis üks oli selline enam-vähem, üks selline nagu mitte just kõige paremate õpilaste klass. Ma usun, et paljuski need olid külge kleebitud sildid ja manipuleerimise teel olid need õpilased ka ilmselt niimoodi natukene kokku komplekteeritud. Ja kuidas siis kooli lõpus üritati meeleheitlikult, et see üks neiugi saaks sellest keskmises tasemes olevas klassis ka medali, et siis oleks ka midagi, millega nagu uhkustada sellel klassil. Et see on ka jälle hästi selline hästi vastandumisele ja enda upitamisele keskenduv käitumine minu hinnangul, et meil on ka vaja olla nagu teistest parem, et me oleme ikka nagu võistlusmomendis nendega. Et ka need A-kad ja B-kad, need A-kad ongi ju mingid kuivikud ja nemad kindlasti riisuvad koore, eks ju, ja siis need B-kad peavad mingid ülejäänud riismed võtma, nad C-kad, nendele ei jää midagi. Jah. Ja miks seda tehakse ja minu jaoks ka natukene ikkagi arusaamatuks, et lõpuks on ikkagi need nagu statistika pärast see pigem nagu oluline, nagu ma olen aru saanud. Ja 5. õppetund, kas sa soovid sellele ise peatuda? Ei soovi. 5. on see, et hästi mängimine ja mängust rõõmu tundmine on olulisem kui võit ja ma isegi ei ütleks võib-olla selle kohta rohkem midagi, sest et see tundub nii intuitiivselt nii õige. Nõus. Nõndaks. Aga edasi me hüppame minu jaoks ühele kõige olulisemale osale selles raamatus, mis on selline silmi avav mulle olnud. Laste mängud holokausti tingimustes. Et kui me mõtleme, et mäng on selline nagu triviaalne või mitteväärtus, niisugune pulli pärast või kuidagi, et siis kui on hea, siis mängid, siis tegelikult mäng on läbi evolutsiooni meie liigile arenenud, sest see on üliefektiivne viis, kuidas õppida ja et isegi need lapsed, kes olid siis holokausti tingimustes, mängisid täiega, aga mida nad siis mängisid? Et ilmselgelt nad mängisid jälle mänge, et oma keskkonda mõista ja et selles võimalikult hästi hakkama saada. Nende mängud olid hoopis teistsugused kui võib-olla meie laste mängud. Ja täpsemalt nendest mängudest ja nende nimedest saate siit raamatust lugeda ka päris huvitav, sellised päris võikad mängud, aga samas nagu nii arusaadav, sellepärast et see aitas neil arendada neid oskusi, et just seal hakkama saada, et neil polnud ju mõtet mängida asju, mis ei aita, ei suurenda nende tõenäosust seal ellu jääda. Ja nii, et
tihti minu arvates meil tekib natuke selline kõhe tunne sees, kui me näeme, et lapsed mängivad nii õudseid stsenaariume läbi, näiteks minu laps ka mängib kogu aeg mingid pätid ja politseid ja põgenevad ja vanglast ja siis mingid niisugused võitlused ja relvad ja siis see tekitab, võib niisuguse tunde tekitada, et miks ta kogu aeg nii vägivaldseid asju mängib, aga et siin peatükis ongi välja toodud see, et mängude eesmärk on ka õudustega silmitsi seismine ja ma loen kohe ette selle lause, ma kaotasin selle vahepeal ära ja kogu aeg tahtsin leida seda, sest see on nii oluline minu arvates, nii et ma olen õnnelik, et see on jälle leitud, et mängus, olgu see siis meie kujutelmades eksisteeriv idülliline või eiseni kirjeldatud mäng, panevad lapsed oma reaalsuse olud fantaasiamaailma, kus nendega silmitsi seismine, nende kogemine ja lahendamine on ohutu. Mõned inimesed kardavad, et vägivaldsed mängud sünnitavad vägivaldseid täiskasvanuid, kuid reaalsuses on olukord vastupidine. Täiskasvanute maailma vägivaldsus viib lapsed ooduspäraselt vägivalda sisaldavate mängudeni. Ja siin on veel näiteid ka sellest, kuidas ongi lapsed on midagi väga õudset näinud ja siis nad mängivad seda läbi või näiteks põgenike lapsed on pidanud kogema nii palju asju, mida me ei suuda ettegi kujutada, et siis mäng on see turvaline fantaasiamaailm, kus see tagajärjed ei ole reaalsuses ohtlikud või käega katsutavad, ehk sa saad kõik need stsenaariumid, kõik need olukorrad saad ohutult läbi mängida, läbi seedida oma peas. Ja siin ma tookski näite oma abikaasa kohta ka, kes on minu arust maailma kõige mitte vägivaldsem inimene, aga samas ta on Kaitseliidus ja teeb võitluskunste ja larbis meeldib võidelda, et see on nii huvitav, et ja mitme teise inimese puhul ma näen seda sama seost, et selline mängides võitlemine ja niisugune maadlemine, rüselemine ja niisuguste võib-olla õudsete asjade läbimängimine ei korreleeru üldse sellega, et see inimene oleks päris elus vägivaldne. Jah, olen ka seda täheldanud, et see seos on natukene meelevaldne, mis on tõmmatud selle vahele. Sellel me saamegi varsti peatuda pikemalt, kui me räägime videomängudest. Jaa. Ja et see on nagu, mulle tundub, et mäng on ka mõnikord nagu niisugune peidupaik või niisugune ohutu tsoon, on ju niisugune ohutu ruum, kus sa saad neid hirmsaid läbikogetud asju rahulikult läbi mängida ja et minu arvates me ei peaks lapsi hurjutama, et ärge mängige seda mängu, et me ei ootaks, et nad mängiks nunnusid mänge kogu aeg. Ja minu arust, kui seda raamatut lugeda, siis see tuleb siit ka täiesti selgesõnaliselt välja, et mäng ongi see ohutu võimalus erinevate asjade katsetamiseks, muuhulgas siis ka ohtlike tegevuste. Jaa. Ja järgmine peatükk ongi ohtlike mängude kohta ja see on minu jaoks hetkel nagu emane hästi relevantne teema, et ohtliku mänguga on keeruline, sellepärast et me tahame, et meie lapsed oleks elus ja me tahame, et nad ei saaks haiget ja et neil ei oleks ohtlik ja et meil on halb, kui neil on halb aga samas ohtlik mäng on nii väärtuslik ja et kui ta ei kuku madalalt oksalt alla, siis võib-olla kunagi, kui ta satub niisugusesse olukorda, et ta peab nii-öelda kõrgel oksal olema, siis ta ei ole nii osav, ja võib sealt alla kukkuda. Ehk siis nagu, et see pidev dilemma, et kas lasta lapsel teha ohtlikke asju ja siis ta on kunagi päris ohtlikus situatsioonis osavam või kogenud või siis me proovime neid natukene ohtlikke olukordi vältida ja siis pärast päriselus võib ta vähem võimekas olla. Et see on väga raske, ma arvan, et õiget vastust ei olegi olemas ja et me ühiskondadena ja peredena ja individuaalselt lapsevanemana ka kaldume ühele poole ja teisele poole ja et oleme kuskil seal skaalas mingi punkti peal ja et siin raamatus ma arvan ka üritatakse öelda, et meie lääne ühiskond on rohkem selle poole peal, et proovime vältida neid veriseid põlvesid ja allakukkumisi võimalikult palju ja kuidagi kohe niisugune ketserlik tunne on, kui nagu kui laps teeb mingit ohtlikku asja ja siis tundub nagu, et teised vaatavad, et sa teed nagu, oled halb lapsevanem, et nii naljakas ja erinevate inimestega on see tunne ka erinev.
et kuidas sina seda koged? Jaa, ma olen ka avastanud, et eriti kui laps on sellises vanuses, et ta alles õpib oma keha valitsema, siis väga paljud asjad, mis muidu ei ole ohtlikud, on ohtlikud. Need lihtsad asjad nagu trepi peal ronimine või kas või üle mingisuguse platsi jooksmine, sest et seal võivad olla suured augud ja kruus ja mis iganes, eks ju. Või paljajalu olemine, et sellised hästi tavalised asjad, mis ei tundu ohtlikud suurele inimesele, aga väiksele inimesele on, et ma tunnen ka, et on seltskondi, kus saab nagu vabamalt ennast tunda ja on seltskondi, kus ma ka ise tõmbun kohe hoopis nagu rohkem pingesse ja üritan suurema kullipilguga nagu jälgida, mida laps teeb ja siis teda võib-olla eemaldada siit või sealt. Aga natukene mul, olles käinud USA-s, võin ka öelda, et ikkagi kindel tunne ütleb, et meil Eestis ikkagi on veel suhteliselt lihtne sellega, et meil on suur vabadus siiski lasta lastel joosta see paljajalu seal kruusa peal ja üldse nagu endast eemale minna rohkem kui 1 meeter. Et sellist nagu hästi enda külge aheldatust ja pidevat jälgimist meil ikkagi nii väga veel ei propageerita. Kindlasti on kogukondi, kus seda tehakse, aga nendes lastevanemate kogukondades, kus mina olen liikumas, seda siiski nii maniakaalselt ei tehta kui näiteks Ameerika Ühendriikides. Ma olen tähele pannud veel ohtliku mänguga või üldse ohtlikkusega seda teemat, et õnnetus ei hüüa tulles, ehk siis näiteks a la, et mu laps harjutab praegu käed lahti sõitmist, hoiab käsi selja taga niimoodi kinni ja siis sõidab, siis see tundub täiega hirmus, aga siis ma olen nagu okei, tal on kiiver peas ja ta ei ole autotee peal ja et kui halvasti see ikka minna saab. Ja siis kõik tuleb välja ja siis mõnikord on niimoodi, et lihtsalt sõidame ja järsku ta kukub täiega näoga vastu asfalti, et minu arvates on just niimoodi ja mu 1-aastane ka, kes jooksukaga sõidab, et kui on mingid ohtlikud olukorrad ja keeramised ja pööramised ja mäest alla suure hooga sõitmine ja just siis, kui sa nagu kardad rohkem, siis esiteks see kartmine ei aita kuidagi, seepärast et ma ei hoia ikkagi tema ratast ju kinni, kui ta mäest alla sõidab, et nii või naa see ei aita, aga teiseks on see, ja lõpuks ta kukub ikkagi koduvärava ees maailma kõige ohutumas olukorras, kus ma ei oleks osanud üldse ette näha, et täiega kukub ja siis on suu verine. Et see on nagu nii naljakas ja teine asi on see, et mis ma lugesin kuskilt ka, et on olemas siuksed mänguhoovid, kus täiskasvanud ei lubata, et on ainult mingid spetsiaalsed inimesed, kes oskavad tähele panna, mis on päriselt ohtlik ja mis ei ole ohtlik, et lastel on suurem vabadus. Ja siis nad ütlevad ka, et tihti täiskasvanud, kes tahavad assisteerida laps, et ei oleks ohtlik, teevad olukorra hoopis ohtlikuks ja ma olen ise pannud mänguväljakul ka tähele, et mõnikord ma oma väikest last proovinud lükata ja hoida ja siis hoopis tekivad mingid hästi veidrad olukorrad, et oleks üksinda palju paremini hakkama saanud. Jaa, et see ongi ilmselt hästi õhuke piir ära tunnetada, et millal nagu sinust on abi seal või ja millal oled sa kahjulik element ja lõppkokkuvõttes loomulikult me ju lapsevanematena meelega ei vii oma lapsi kaljuservale seisma oma 1-aastasi ja vaatama, et mis seal juhtuma hakkab, eks. Aga need olukordi, kus mis iganes võib juhtuda, tuleb nii või naa ette. Ja lihtsalt ette karta ja mitte toast välja minna, selle tõttu tundub ka nagu natukene totter. Jaa, nõus. Ja siit me jõuame edasi selle peatüki punkti juurde, mis käsitleb empaatiat, ehk siis pigem empaatia allakäiku ja nartsissismi võidukäiku. Et Peter Gray toob sellise vastanduse, et empaatiale vastandubki nartsissism, et kui empaatia eesmärk on siis teistega arvestada ja elada sellises harmoonilisemas inimühiskonnas, siis nartsissismi eesmärgiks on ennast upitada ja lihtsalt püüda ise kõige paremini hakkama saada või vähemalt siis hinnata oma võimeid teiste omast kõrgemaks ja pidada ennast tunduvalt paremaks ja väärivamaks. Ja kui raamatu esimeses pooles hariduse ajaloost rääkides tuli välja, et kuskil 1960-ndatel oli veel mängu kõrgaeg ja pärast seda hakkas vabamängu osakaal laste igapäevaelus vähenema, siis sellest tulenevalt ka on uurijad leidnud, et nartsissismi
sagedus on hakanud tõusma, ehk siis empaatiavõime on langenud, nartsissism on tõusnud, sest et kui inimlapsed ei saa vabalt mängida ja katsetada ja olla, siis hakkavad nad leidma teisi ellujäämistrateegiaid ja leiutavad endale muud moodused, kuidas maailmaga suhestuda ja kuna neil ei ole võimalik teiste inimestega läbi käia, teiste omavanustega ja üldse lastega, siis võtavad nad selleks maailmanapaks iseenda. Ja ahvide ja rottidega tehtud katsed on samamoodi seda leidnud, et kui ahvilapsed või rotilapsed jätta võimaluseta mängida eakaaslastega või teiste lihtsalt nooremate liigikaaslastega, siis nad muutuvad agressiivsemaks. Ja siit võib-olla ongi arusaadav ka, miks noored tihtipeale, kes on sunnitud olukordadesse, kus nad ei saa vabalt mängida, ei ole võib-olla just kõige altimad dialoogi pidama või arutlema midagi, vaid pigem nagu üritavad läbi suruda oma tahet. Ja minu meelest see juhatab väga hästi sisse järgmise osa sellest peatükist, mis puudutab videomängud. Ma ütleks, mis minu jaoks on kõige meeldejäävam olnud sellest peatükist, et Peter Gray on välja toonud, et videomängud on need kohad, kus lapsed saavad olla sellised, nagu nad tahavad ja teha seda, mis nad tahavad. Nad saavad enda selle avatari luua, neil on täielik vabadus, nad teevad seal tegelikult tänapäeval ju väga palju koostööd ka, sõltub mängudest, aga on väga palju selliseid mänge, kus päriselt tehakse tõsist koostööd ja mida vähem saavad lapsed olla nemad ise päriselus, seda rohkem on see videomäng seotud siis sõltuvusega või vajadusega olla kogu aeg seal, sest seal sa saad olla sina ise rohkem või rohkem oma elu juhtida. Et minu arvates, et ma ei näe videomängus midagi halba, kui see ei ole nii-öelda peidukoht päriselust. Ja, et see on nagu pelgupaik, et see on see ihaldusväärne elukoht, eks ju, et kui päriselt sellist elu ei saa elada, siis vähemalt seal enam-vähem saab. Ja et üks võimalus ongi see, et võimalikult palju aktsepteerida seda inimest sellisena, nagu ta on. Jah, tõenäoliselt ja siiski kui soovitada, siis et anda lapsele võimalus siiski ka muud moodi ennast väljendada kui läbi videomängude. Sest et kui siis tekib see olukord, kus ei saa seda videomängu mängida, siis see laps ongi nagu tühjuses ja kaoses, sest et tal ei olegi nagu justkui mingit võimalust olla see, kes ta on. Jah. Aga videomängude kohta see on väga kuum teema, ma ise tunnen, et kuidagi mulle endal veel pole nii suurt huvi olnud seda täpsemalt uurida. EUDEC-il Ukrainas oli üks esineja, kes tõi välja kõik teadusuuringud seoses videomängudega, et ma uurin, et kas see on ka kättesaadav, et see oli vene keeles minu arvates. Ja seal ta tõi välja, et väga-väga paljud hirmud, mis inimestel on tegelikult teadusuuringute ja rohkete nende andmetega tagasi lükatud, et vägivaldsed mängud ei muuda vägivaldsemaks ja siis seal üldse igast netiohud ka ja on loomulikult ohtusid, mis vastavad tõele. Et aga see on kindlasti selline teema, kus tuleks võimalikult palju vaadata, et kas see on nüüd lihtsalt minu väga suur hirm tundmatuse ees või siis see on adekvaatne asi. Ja ma arvan, et siin on oluline aspekt ka see enda kokkupuude videomängudega, et mina mängisin ka väga vägivaldseid arvutimänge. Ma mäletan, et meil oli arvuti kodus juba siis, kui ma olin üsna noor, sest mu isa on programmeerija ja ma mängisin ikka tõsiseid mingeid veriseid tulistamismänge, selliseid asju, mida ma praegu kindlasti teha ei tahaks ja võib-olla ma ei oleks ka nagu superõnnelik, kui mu tütar neid mängiks. Aga ma mängisin neid ja ma ei ütleks, et selle tõttu mul on päriselus sarnased mõtted. Et nagu ka Peter Gray siin räägib, et ta ei ole oma lastele seda vägivaldset mängu kunagi keelanud. Aga lihtsalt ma arvan ka, et kui lapse vanemal ei ole piisavad kokkupuudet selle mänguga või selle sisuga või kas või selle teadustööga, mis puudutab videomänge, et siis tulevadki need hirmud eriti
jõuliselt esile, siis tekib ka eriti nagu tugev soov keelata nendega üldse kokku puutuda. ja see mees tõi välja ka selle, et keelamine ei aita, et nendes peredes vist, kus vanemad keelasid videomänge mängida, lapsed mängisid sama palju kui nendes, kus lapsed võisid mängida ükskõik kui palju, et see on mingi teise võimaluse mängida. No vot, ma arvan, selle keelamisega on ka jälle see, et siis tekibki ju eriti suur huvi, kui sa vaatad, kui mingi asi on täiesti keelatud. Et see on nagu ohohoo, kui põnev, seda ma just tahangi teha. Täpselt, nagu meie. Just. Aga aitäh kuulamast! Ja kohtumiseni siis 9. juba eelviimases peatükis. Need some time to set things right. Ja meie intro ja outro loo autoriks on Annika Vesselov bändist Jelly Roux. Laulu nimeks on Shine.